Tere, head vaatajad! Algab uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 13. saade. Ja tänases saates ehk siis tänases Heade mõtete kastis on valimisloosungite tõlge inimkeelde. Põhjus on väga lihtne. Kohalikud valimised on varsti tulemas ja paljud inimesed vajavad abi. Nad ei saa päris täpselt aru, mida tähendavad valimisloosungid. Ja kuna olen tõlkija, mõtlesin, et püüan siis abiks olla inimestele. Ja kindluse mõttes kutsusin saatesse ka elektriinsener Andres Saukase, aga seekord ta tuleb mitte elektriinsenerina, vaid inimesena, kellel on poksija kogemus, poksija minevik. Kuidas valimised ja poksimine omavahel haakub, sellest saate aimu juba saate jooksul. Ja vaatame siis, kuidas näeb välja valimisloosungite tõlge inimkeelde. Sest valimisloosungid on sellised sattunud vähemalt tänavu, et vajavad hädasti tõlget. Ja paljud me saate vaatajad võib-olla ei tea, et ma olen ka tõlkija. Osa teab, suurem osa võib-olla mitte, võib-olla suurem osa peab mind ajakirjanikuks, aga olen tõlkinud üsna mitmest keelest. Ja siin toon ka mõned näited oma tõlkija tee kohta. Siin on üks ungari keelest tõlgitud raamat Bütsantsist Bütsantsini, ilmus 2012. aastal ja raamatu esitlused toimusid nii Tallinnas kui Tartus. Siin on siis näha selle raamatu elimus ja ka raamatu ilmumisel tõsist rolli mänginud inimeste pildid. Ja siin on siis Rahvusringhäälingu uudis selle kohta, kuidas seda raamatut esitleti Narvas, nimelt Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Raamat ilmus 2012. aasta aprillis ja tollal esitleti seda Tallinnas ja Tartus ja aasta hiljem, või ütleme umbes aasta hiljem, siis Narvas 1. veebruaril 2013. Ja siin on ka asjaomane kuvatõmmis on, kes tahab, võib ise üles otsida, lähemalt lugeda. Ma võtsin sealt Rahvusringhäälingu uudisest välja ühe katkendi, kus mind siis tsiteeriti seoses venestamisega, mis Eestis oli toimunud. Meie vaatajad saavad ise nüüd video kinni peatada, vaadata, lugeda läbi, mis ma tookord ütlesin. Ja minu meelest see seostub päris hästi sellega, kui tänapäeval räägitakse vajadusest teha tiblatõrjet. Iga inimene otsustab ise, mis nurga alt seda vaadata, kuidas tõlgendada, aga liigume nüüd edasi. Sest lisaks ungari keelele olen tõlkinud raamatu ka tšehhi keelest, see ilmus aastal 2016, välja andis Matrix kirjastus. Ja tegemist oli valmikoguga, mis oli mõeldud, mis sobib nii lastele kui täiskasvanutele ja selle autor on Eesti sõbralik tšehhi kirjandusklassik. Ja siingi oli esitlus toimus Tallinnas, Tartus, aga mitte ainult, vaid esitleti ka Prahas. Siin vasakpoolne pilt on, kus olen koos tollase tšehhi suursaadikuga, kelle nimi oli Richard Kataltšak. Tema on siis samuti tumepruunis ülikonnas ja rohelises on riietatud siis Eesti designeeritud suursaadik Tšehhi Vabariigis endine Ivi Zajedova, kes oli mul väga tubli abiline selle tõlke ilmumisel ja tema taga samuti rohelises on siis Matrix kirjastuse omanik ja pealik Mati Nigul. Väga tubli mees, kes andis selle välja. Ja paremal parajasti Tartus toimunud esitlusel loen ette mingid katkendid sellest raamatust. Ja lisaks olen tõlkinud ka näiteks inglise keelest, siin on üks nendest tõlgetest on näha. Kui 1998. aastal ajakiri Horisont andis välja tšehhi teemalise erinumbri, siis seal ilmus ka ühe tšehhi päritolu Põhja-Ameerika ulmekirjaniku teos. Ma tõlkisin selle inglise keelest, sest selle kirjaniku, ta nimi on Dan Plachta. Teos oligi algselt kirjutatud inglise keeles. Teadmiseks huvilistele, et sõna Plachta tähendab tšehhi keeles purje riiet. Ja lisaks olen tõlkinud veel Slovakkia, Vene ja saksa keelest, nii et päris mitmest keelest, aga tundsin, et
teate, ma siiski jäin hätta, sellepärast, et Eesti poliitikute jutt, ta käib enamasti eesti keeles, aga ta on selline, mis vajab hädasti tõlget. Ja kuna kaks pead on kaks pead, siis otsustasingi endale kutsuda tänasesse saatesse appi Andres Saukase, kes ka ise oskab rohkem kui üht võõrkeelt, suhtleb nendes keeltes ja ta saab vaadata, äkki siis paneme nagu oma mõtted kokku, oma loovuse paneme mängu, äkki suudame meie vaatajatele tõlkida inimkeelde Eesti poliitikute valimisloosungid enne 2025. aasta kohalikke valimisi. Ja nüüd ongi siis meie saatesse tulnud Andres Saukas, elektriinsener, kes on ka poksija minevikuga ja võimalik, et tänases saates lähebki meil vaja Andrese poksija minevikku. Tere, Andres! Ütle, mis tunne sul oli, kui kuulsin, et ma kavatsen su kutsuda rääkima valimisloosungite tõlkest inimkeelde? Tervist ja mõistat. See oli täitsa selline üllatusmoment, väga tugev. Sellepärast, et mul on ka, kes õpivad ja koolitan ja küsivad, mida need üldse need laused tähendavad. Ja teate, mul on väga raske rääkida. Sest ja teine asi, mille pärast sobis see kutsuda ja üllatas just need erakondade need laused, sest mina olen ka ju erakonnas, ma olen teile kogu aeg rääkinud, ma olen nagu Juhan Liiv, minu erakond on eesti keel. Ja teate, kui allapoole vööd boksis ka ei lubata lüüa, aga need hüüdlaused on küll sellised, mis ei sobi eesti keelde. Kõige lihtsam hüüdlause. Andres, mul on sulle kohe küsimus. Kui sinu erakond on eesti keel, mis on selle erakonna hüüdlause või valimisloosung sel juhul? Rääkige eesti keelt korralikult ja ühinege eesti keele alla. Olge või aafriklane, kui teate eesti keelt, siis olete erakonda vastu võetud, sest teil aju õppis selle ilusa eesti keele ära. Väga hea, palun jätka. Ja nõukaajal, kui sai rongis igal pool sõita eestlastega, siis väga paljud kohe ütlesid, rääkige edasi, teil on ilus keel ja proovisid ära arvata. Ja enamus arvas ära, sest nad seotasid seda itaalia keelega, et ta on meloodiline, ta on selline ilus keel, laulev keel, ütles laulge eesti keeles. Ja meil ei taheta seda intervisiooniga tegeleda Eurovisioonil, laulame kuum kartul suus ja mõtleme, oi, küll ilus Eesti lipp lehvib seal ingliskeelse laulu juures. Ja ongi kõik. Ja see saade, nagu need küsimused, ma arvan, et need slaidid ja mis siin tulevad, ja ma olen neid näinud ka, on olemas. Ja võin öelda kohe ära, kelle erakonda ma võib-olla kuuluks või läheks ka, on see härra Trump. Tema hüüdlause on Ameerika tugevaks. Kohe saame kõik aru, mis ta ütles, tuumajaamadega tegeleb. Nüüd hiljuti ajas 800 kindralit kokku, ütles kõigil kõhud eest ära võtta ja nii nagu omal ajal Peeter I pojaaridelt abemed maha ja nii edasi, hakake tööle oma riigi eest. Nii. Aga Andres, kui meie keele kohta on öeldud, et see on laulev, siis samamoodi võib öelda, et laulvad on ka need Eesti valimisloosungid. Lihtsalt nende sisuga on selline, et see vajab hädasti tõlget, aga võtamegi selle asja nüüd ette. Ja vaatamegi nüüd siis, miks poliitiku jutt vajab tõlget inimkeelde. Paljudel rahvastel on ju enesemääratlus, et tema ongi inimene ja teised on siis nagu mitte inimesed või kuidas seda võtta. Ja ka antud juhul peame silmas siis seda, et miks poliitikute jutt vajab tõlget eesti keelde. Andres, sa oled korduvalt kiitnud geniaalset kunstnikku Erki Vestust, oled kasutanud ka Tehnokraadi saates tema pilte. Ja nagu näed, see pilt, mis on tehtud aastal 2013, sobib ülihästi 2025. aasta kohalike valimiste ette või sellesse eelnevasse ajajärku. Mis mõtteid sinul see pilt tekitas, kui sa seda esimest korda nägid? Pilt, mis mõtted siin tekitab? Poliitikute jutt
üldse ilma pildita peaks tekitama väga imelikke tundeid. Sellepärast, et seda valijat on vaja ainult mõnel päeval ja parem, kui nad kõik valiksid e-valimisega, et oleks kõrvaklapid, silmaklapid peas ilma kohale tulemata ja nii edasi, mida e-valimised on 3 riiki, Venezuela, Eesti ja ütleme Venemaa samamoodi. Ameerika juba sai nagu sellest üle, aga seal on ka häälte lugemised ja need asjad on igal pool olemas. Ja nüüd oli hiljuti ka hääl, et siin Moldaavia nii suur riik meil kõrval uudistes küll öeldi, et ikka saadi Euroopa-meelsed ja võt, kuna ma olen selline füüsik või see matemaatika ja loodusteaduse nagu austan, siis on alati mõlemad pooled ergastatud olek, eetris oleme. Kui ei ole õige, siis on vale, 2 poolt on, vahepealsed siis pool valet ja pool õigust ei ole nagu olemas. Sellepärast, kui autol on läbi, ta enam teil autot käima ei pane, et üks purk on seal haige, siis tuleb see purk välja vahetada, neid sai tehtud küll. Et kui on 12 volti vaja, ta lihtsalt jõudu ei ole nii palju. Aga kuna poliitikud kipuvad niimoodi udu ajama, siis need karikaturistid, ütleme, ta on kultuuritegelane. Tal näpud jooksevad, mul vanaema ütles ka kunagi, miks sokki kududa ja niimoodi näputöö arendab mõistust. Sellepärast, et miks me loomadel ei ole näppe ja niimoodi nad ei tegele. Nendele käib see kõik lihtsalt loodusseaduste järgi, sündisin, tulin, sõin, tegin järglased, läksin ära. Nende eluaastad on lühemad, aga nad toimivad loodusseaduse järgi. Aga inimesel on näpud, kui ta jätab need kinni või need kinni siduda, on ta kohe, ütleme, hullumajad, lollimajad või loll. Sest öeldakse, miks niimoodi teeb, kas ta on päris loll või on ta päris paha inimene, väga kaval. Vaata, Andres, minul tekkis vahepeal mõte, et kas loomadel üldse poliitikuid on ja kui on, mis juttu nad ajavad, kas nad tohivad valetada või mitte. Ma arvan, et see jääks nagu bioloogide otsustada, sest on küll mingisuguseid uurimusi tehtud, et ahvidel nagu on arvamusliidrid, aga seda teemat meie ei ole siiani uurinud, äkki peaks edaspidi uurima, käsitlema, vaatame. Aga lähme nüüd edasi. Vaatajatel võis ju tekkida küsimus, et miks just Andres? Miks just Andres tuli tänasesse saatesse, aga põhjus on väga lihtne, sest inimesel on loomuses olla alati tugevama poolel, võitja poolel. Ja võib öelda, et kõik Andrese nimelised ongi kõige tugevamad võitjad, sest vaadake vaatajad, siin on 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimiste kandidaatide eesnimede loetelu, edetabel ja seal Andrese nimelisi kandidaate on kõige rohkem, neid on 117. Nii et loomulikult mul oli hea meel, et meie saatesarja võib öelda püsikülaline on Andres Saukas, mitte näiteks Ivan või Mõkola Saukas, eks ole. Nii et Andres, kui sina seda loetelu nägid, kas sul tekkis kohe tunduvalt uhkem tunne? Et sa oled nagu võitjate pundis, sa oled tegija, nagu tänapäeval öeldakse. Nimi Andres lähme kohe ajalukku, kolime ka sisse on Püha Andreas ja Venemaal on ka diagonaallipp on olemas. Svetoi Andrei, ta on püha ja tema löödi diagonaalristi sellepärast, et ta rääkis tõde. Vot siin ongi selline ära, hea oleks, kui need kõik Andresed räägiksid tõde, siis on võimalik seal ka midagi teha. Aga kui on see nimi ainult kleebitud otsa ette või passi või kuhugile pilti lihtsalt võetud, et keegi oli selline, kui tal ei ole ära seletatud, et sa pead oma nime õieti kandma, siis on asi jamas. Aga kui on ta õieti juba lapsepõlvest ära seletatud, siis ma arvan küll, et asi ei olegi kohalikel omavalitsustel täitsa pekkis, nagu ütleme. Sest kohalik omavalitsus peab kohalike asjadega tegelema ja
siin on, ma näen ära, kui on Andresed koguksid kokku ja tõstaksid selle küsimuse üle, et kohalikel omavalitsustel saab ainult kohalikud valida. Riigikogu valijaid sinna ei lasta, et Riigikogusse võin valida ja siis kohalikule niimoodi joosta ühest nurgast teise. See annab sellise lihtsa mõtte välja, et on nagu mafioso punt on. Et kuidagi saada väiksemasse kohta sisse, sealt areneda ämblikuna edasi, suuremasse ja nii edasi, nii edasi. No vot, see on minu lihtne selline mõte, et kui asi on õieti valmitud nimi, siis ei ole sellel asjal üldse paha jume. Ja nagu öeldakse, nimi ei riku meest, kui mees ise nime ei riku. Aga kui seda loetelu vaadata, siis minu meelest on igati rõõmustav, et seal on ikkagi Eesti nimed või ütleme Eesti pärastatud laen nimed. Ei ole selliseid võõraid nimesid, mida on pandud Z-põlvkonna ajal. Ja minu meelest see on igati kiiduväärne asi. Aga nüüd lähme edasi teise põhjuse juurde, miks sai tänasesse saatesse kutsutud Andres, nimelt muidugi Andres. Siin pildil on näha, kuidas valmistutakse nagu võitluseks, mõni arvab, et äkki boksiks, selgub, et ei, et see on nagu uus valimisplatvorm valimisvõitlustel. Ja siis mulle meenus, Andres, sa oled mitmetes esinemistes ja ka eravestlustes rääkinud, et sinagi tegelesid omal ajal boksiga ja üsna tõsiselt meie vaatajatele pakukski huvi, et kui mitu aastat sa tegelesid, millal sa alustasid, millal lõpetasid ja millised olid sinu olulisemad saavutused ja muidugi kõige lõpetuseks ka selline küsimus, et kas sul need boksinipid on siiani selged? Nii et palun, Andres. Boksist, mis ei rääkida, orul kui see hakati turbokombinaati ehitama, siis tulidki meile need pagulased sisse sinna, kes ehitasid, eestlasi oli väga vähe seal. Ja tuli siis seal trennid käia ja oli ka vastas togimis, nügimis. Siis sai Kohtla-Järvel võistlustel käia kooli ajal sees. Sai ka pikali löödud ja siis oli üks hea kohtunik oli eestlane Priidi Kippar. Ta peaks ka nüüd päris vanust olema. Ja kui ma olin pikali maas, siis ta ütles 10 lugemise ajal, kui tahad seda võita, siis sa pead selle vastase pikali lööma, sest ringi kohtunik olen mina, aga need väljaspool 4 tükki on kõik vene keeles ja tulnud sisse. Nemad valivad punktidega igal juhul ära. No vot, see oli esimene kogemus sees. Pärast, ütleme, nii sai polütehnikumi minna, siis sai käia ka samas trenni tegemas Rataskaevu tänaval, mis on praegu mingisugune Rootsi kirik. Me vaatasime kirikus oli boksiringid sees. No ja ega palju seda suurt värki ei ole nagu rääkida, aga sealt sai need põhiteed sai hakkama. Need kaitsemaksakaitsed ja sirglöögid ja lõuahaagid ja need jäävad külge inimesel, sellepärast kui hakkad võitlema. Ja treener oli päris tugev, ta lasi trenni teha, nii et panime lõua ja õla vahele pani taskurätiku ja sellega pidi terve trenni läbi käima. Nii et lõug oli õhtul viltu, tagasi oli väga kehva pöörata ja nii edasi, nii edasi. No aga nüüd nagu, jah. Nii et sul on kogemus olemas, Andres? Jah, aga siin ma ütlen, et siin mingisugust, ütleme, valimisvõitlust või sellist boksiringi kindlasti ei tule. Tore oleks küll, kui tuleksid vähemalt ajuringid, tuleks CV sisse, oleks kellegi, ütleme, elulugu, mida ta oskab, mida ta on õppinud ja satub õigesse kohta. See olekski nagu boksiring. Sellepärast, et päris boksiringis ka ei lasta, kes ei tea määruseid, kes ei tea, lööb jalaga kubemesse või võib inimese ära tappa. Ja kõige parem ma soovitan vaadata Charlie Chaplini, kuidas tema seal boksib suure mehega. Tema vahel on kogu aeg on kohtunik, ta jõuab sealt selja taha alla, kui kohtunik eest ära läheb, siis paneb kolaki ära ja lõpuks võidab suure ära. No see on naljapool. Aga valimisvõistlustel oleks küll tore, kui sedasi oleks, kui on ikkagi sõjaministrid, no ma praegu ei räägi sõja, ma räägin kohalike omavalitsusel on põhiline haridustase
teed peaksid korras olema, toitlustus ja vanurite hoolitsemine, et inimesed ära ei läheks selles kohas. Need huvialakeskused ja vot sellised asjad oleks paigas. Kuidas nad seda Tallinnast kätte saavad, nii peavad samamoodi ajalugu lugema, kuidas Tallinna ülemnõukogu käis Moskvast raha toomas ja jagas ära nii Kohtla-Järvele kui Tartu ja igal pool oli tööstus meil olemas. Tehti need autod, kus oli keevitusseadmed peal, kõik tehti just koha peal siin valmis, kõik oskad. Selle kohta midagi. Andres, vaata, mul oli oma tagamõte, miks ma ütlesin muidugi Andres, sellepärast, et Eesti ühe tuntuma erakonna valimisloosungiks on muidugi EKRE. Ma mäletan, kui tuli uudis selle kohta, et selline valimisloosung EKRE-l tuli, sinus tekitas see küsimusi. Sa ei saanud tookord oma nendele küsimustele vastust. Kas sa nüüdseks meie saate ajaks oled saanud endale vastuse, mida tähendab loosung muidugi EKRE? Ma ütlen kohe, ei ole kuidagi moodi saanud, sest selle 2 sõnaga võib panna ükskõik pluss, miinus ja nullid kõik edasi. Toome lihtsa näite. On küsimus, üks mees läheb, astub lehmakoogi sisse. Mis sul juhtus? Astusin sisse, kuidas? Muidugi EKRE. Kes lasi paha haisu toas või koolis, nagu Tootsis seal? Muidugi EKRE. Kes on vastane seal sigade revolutsiooni toetamises? Jälle sobib, muidugi EKRE. Neid variante on mustmiljon ja need on nii vastandid. Kui oleks jälle ilma muidugita olnud, et EKRE aitab või EKRE toetab või nii edasi, siis ma saaks aru, aga nüüd ta muidugi, siis ta sellega nagu näitab, on ta pahade poole peal või on ta heade poole peal, aru ei saa, ta on igal pool. Vaata, Andres, minul tekkis selline küsimus, et äkki selle loosungi on koostanud keegi EKRE vaenlane ja miks, kohe põhjendan. Sest kui 2025. aastal toimunud üldkogul või suurkogul EKRE muutis oma nime, muutis selle EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond selliseks, siis põhjus oli ju lihtne. Nagu ütles tookord ka erakonna esimees Martin Helme, paljud EKRE valijad, kui nad valima lähevad, nad ei saa aru, et EKRE ja Eesti Konservatiivne Erakond on üks ja sama. Ja selleks, et tulla valijatele vastu, siis muidugi erakonna juhtkond muutis nime ära. Nii et täisnimi on siis EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Aga kui nüüd selline EKRE valija näeb seda loosungit muidugi EKRE, ta ei saa ju aru, et tegemist on EKRE-ga ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Ta mõtleb, et kes see küll on. Nii et ma arvan, Andres, et selle loosungi võib-olla on koostanud mõni Stirlitz, globalistide Stirlitz, kes on pugenud EKRE ridadesse. Kuidas sulle tundub? Kindlasti on, sest see on ju selline sõnade paar, mida saab kasutada ükskõik millise variandi ära. Heas mõttes ja halvas mõttes või isegi neutraalses mõttes. Sinna paned ükskõik midagi, nagu nüüd sõimatakse idanaabri meelne oled või kuidagi jälle sobib need. Muidugi EKRE. Oled seal Ameerika poole pealt jälle muidugi EKRE. Ükskõik kuhu ta sobib nii templina igale poole, nagu tätoveering või kuidagi, no niimoodi. Et siin ei saaks olla see, kui see muidugi ei ole, siis on võimalik aru saada. On õigus. Sest pildi all on ka, näete, muidugi EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja siis tuleb veel ükskord EKRE. Näete, see pilt on ka... Kindel pauk, et jõuab kohale EKRE valijatele, muidu ei jõua. Kuidagi moodi jõuab, jah, aga mis asi see, mis see muidugi on? Mis see ennem peab olema mingi asi ees, mingi tegusõna või nimisõna? Aga vaata, Andres, sina elad ju Haapsalus ja Haapsalus on EKRE-l olemas oma kohalik esindus, allorganisatsioon. Kõige parem, kui sa võtad nendega ühendust, nemad tõlgivad sulle seda ära, sest mulle tundub praegu, et meie sinuga kahekesi ei suuda seda ära tõlkida.
Aga läheme edasi. Ma võtsin välja katkendi interneti väljaandes uued uudised 17. septembril 2025 ilmunud materjalist, kus siis EKRE esimees Martin Helme ütles loosungit ja programmi tutvustades, et loosung muidugi EKRE on nii iseenesestmõistetav, et muutub folklooriks. Ja vaata, Andres, ja vaadake ka meie valijad, folkloor on ju eesti keeles on rahvaluule ehk siis suuline rahvalooming. See tähendab, et ta on looming lihtsalt ja ta ei ole kohustatud vastama tõele. See ei ole ju mingi dokumentalistika, kus nõutakse tõele vastavust. See ei ole mingi range dokument, see on rahvaluule. Ja ma olen sellega täitsa nõus, et see muidugi EKRE on muutunud rahvaluuleks, suulise rahvaloomingu osaks, sest igaüks tõlgendab seda nii, kuidas ise tahab. Mida sina, Andres, selle kohta arvad? Ja siis oleks ju pidanud ka ukraina keeles selle panema sisse ja laiendama seda rahvaluulet, et see asi läheks ära ja kes siin veel elavad inglise keeles, of course, või kuidagi saksa keeles, et te kõik saaksid aru, et EKRE oleks see, kui ta on folkloor. Ja siis saab peale kirjutada, et selle folklooriga võiks ju siis Eurovisioonile minna ja laulda ja no ma ei tea, folkloor on selline, on rahvaluule või rahvalaulud. Nii et siin on jälle selline asi, et panevad ise ära ja ei mõtle ka just neid hüüdlausete sisu peale, et need on kõik niimoodi nagu tühja tehtud ja kui selle eest on veel suuri rahasid, rahvarahasid makstud, siis see on ju õudne asi, sest ma mäletan, nõukaajal olid need bussijaamades olid kempsud, siis seal oli ka neid igasuguseid krapsaldusi vene ja eesti keeles kirjutatud igasuguseid asju. No see oli ka folkloor tollal, no ma ei tea, kas need on edasi arenenud, ma ei oska öelda. Ühesõnaga, sa oled nõus sellega, et tegemist ongi folklooriga ehk rahvaloominguga. See ei pea ju tõele vastama. Ei ole, see on folkloor, ta ongi rahvalooming. Martin Helmel oli täiesti õigus. Nii, aga vaatame nüüd edasi, kui jutt oli folkloorist ehk suulisest rahvaloomingust, siis selle osa on ka Kalevipoeg. Ja siin on üks plakat, mille on teinud üks EKRE pooldaja ja selle ajal on selge sõnaga öeldud, et Kalevipoeg ja EKRE on sünonüümid. Kuna mõlemad on ju Eesti kaitsjad. Ja siis minul tuligi selline mõte, et kui kuskil näiteks EKRE plakatil leidub rohkem ruumi kui ainult 4 suurele tähele, näiteks 10 tähe jagu või natuke rohkem, sinna võib ju panna loosungi muidugi EKRE asemel loosungi muidugi Kalevipoeg. Ja sinna kõrvale võiks ju panna selle sama pildi. Mina arvan, et kui EKRE ja Kalevipoeg on sünonüümid, siis täiesti vabalt võib EKRE oma valimisplakatina kasutada ka seda pilti. Milline on sinu seisukoht, Andres, selle suhtes? Ma ei saa kuidagi eitada, kui on sünonüüm, siis see on sünonüüm. See on täielikult eesti keele sõna, et mõlemad on võrdvääres, on võrdusmärk vahel, siis muidugi peab kasutama seda. Muidu rahval läheb meelest ära ju järsku. No nii, et saan aru, et selle me suutsime ära tõlkida vähemalt selle lahenduse. Ja siin sissejuhatuseks nagu järgmise slaidi juurde ma juhin tähelepanu, et pildil olijad on sellises asendis, nagu nad teeks uut põlvkonda. Või nagu loodusteadlased ütlevad, et 2 koera teevad 3. Ja siin on küll inimesed, aga kui tegevus on tulemuslik, siis tulebki uus põlvkond ja lähme edasi järgmise juurde. Järgmise erakonnana võtame ette Eesti 200, sest tema loosung ongi uue põlvkonna eest. Ja kui mina seda loosungit lugesin, ma leian ühest küljest see on õige, arusaadav, aga siis tekib, et milline see uus põlvkond on. Ja mul tekkis mõte, et kas tegemist on I-põlvkonnaga ja ma kohe räägin lähemalt, mida tähendab I-põlvkond, õigemini seda räägib lähemalt see pilt, sest öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. No palun, siin on näha igasuguse eesliitega seadmeid kasutav isik, kelle enda kohta ka käib üks selline I-tähega algav sõna. Ja see on noorepoolne inimene, äkki tema on siis selle uue põlvkonna esindaja Eestis. Kuidas sulle tundub, Andres?
no vot, see on nüüd see U-põlvkond ja Z, need on need nooremad põlvkonnad, millest ma aru ei See on saa. I-põlvkond, vaata selle ei no ma näen IMAK-ide ja need on firmade järgi tulevad põlvkond, aga mina näen, kui seal oli uue põlvkonna ees, tähendab siis mina olen juba pensioni oma, siis tekib mul kohe selline tunne, kas ma olen nüüd üleliigne, sest ma ei ole uus põlvkond, ma olen vana põlvkond ja see on nagu minema visatud. Ja kuna see, ma mitu korda toonitan, E200, ma Nõukogude Kroonus oli Koorem 200, see oli kirst, see oli laibaga kirst. No ja selle, kui seostada nüüd ära, et see on nüüd E200 ja uue põlvkonna värk, siis me oleme nüüd liigsed. Ja siis need I-pooned ja I-vatsid tulevadki asemele, noh. Nii et mõelge nüüd inimesed, kui tõesti siin sai nagu öelda, et EKRE oli natukene nagu paha, aga EKRE vanade eest nagu hoolitses, ta muutis oma nimegi ära. Aga siin näete, tõmmatakse nagu vanadele kriips peale. Noh, see on minu selline matemaatiku või füüsiku looduse värk on, sellepärast, et ma olen dokumentaalfilme ja näinud ka neid eri kultuure, toon näiteks sellise Iberi rahvad, kes loomasid, loomade hobuste järgi käivad juurtaga ja nendel ka vana inimesed jäävad ju haigeks ja mis nende vanuritega tehakse, kui ta enam jalgu alla ei tõmba, tehakse talle üks ports valmis, söök ja jook ja jäetaksegi ta metsa. Kas ta sööb kohe ära või viskab sinna külili, nii et ta jäetakse loomadele, kiskjatele ta toiduaineks. Samuti oli dokumentaalfilmis oli Tiibet, kui seal ära sureb, siis raiuti see Tiibeti munk raiudus selle laiba neljaks ja kotkad viisid mägedesse. Nii et inimene läks söödaks nii nagu looduses on ette nähtud. No vot sedasi on, aga kui siin on nüüd uue põlvkonna Eesti, no vot see on raske nüüd minu poolt ära. Ja kuna ma olen energeetik ja selle tuupõlvkonnalt võtta elekter ära, ma ei tea, millise asjaga ta siis räägib. Aga siis ta ei saa I-seadmeid kasutadagi. No ma räägingi seda, siis see põlvkond on ju hädas, sest vanad insenerid veel mäletavad ka, mis elektrijaamas ja mis siin toimub. No vot, see on selline minu mõte. Aga Andres, olge ausad, sest Eesti 200 on seda loosungit tehes olnud ka ise aus. Ta ei tee panuseid mingite vanurite peale, tema ja eesmärk ja ütleme, põhiline toetusrühm ongi uus põlvkond. Selles mõttes ta ei keeruta ju, ta nagu räägibki üsna ausalt. Aga vaatame edasi, sest minul tekkis küsimus, et kui Eesti 200 pidas oma suurkogu 7. juunil 2025, siis ta ka natukene rääkis lahti, mis on need tema tähtsamad asjad või punktid. Esimene on tulevik, teine on muutus, kolmas on lootus. Ja siis ma mõtlesingi, et kas see on nagu Eesti 200 püha kolmainsus. Andres, kuidas sulle tundub, kas on? Kolmainsust ei saa siin kuidagi võtta, sellepärast vaadake esimene punkt, see on nagu millega minnakse, esimene aste. Tulevik. Mina ei näe tulevikku. Ei näinud nõukogude ajal tuleviku kommunist pidi tulema ja läks silmapiirilt ära. Siis öeldi jah, kui me oleme kommunismis, siis tulevad korralikud muutused, kõigil on liha ja konservid ja söök ja kõik on laual, kõik on olemas. Ja kui see muutus tuleks, siis näete, kolmas siis lootus, siis on hea, et see muutus säiliks, see heaolu süsteem säiliks kusagil tulevikus. See on puhas kommunismi selle propaganda või selle juhendmaterjal sees. Nii et loodeti, aga kommunismast ei tulnud. 1981 pidi ta tulema, 60. öeldi 22. kongressil. Siis ei tulnud, aga siis tuli uus sõna, tuli rohepööre, tuli Saksamaal esimest korda kasutusele 1980 tuulikud ja värgid oli mõte juba ärimeestel käis, et hakkame neid tegelema.
no ja nüüd see pool ka juba hakkab ära lõppema, sest juba Trump ka ise sakslane nimi, et sakslane alustas lollustega, sakslane lõpetab Ameerikas lollustega, noh, ja seal suur riik ikka Ameerika mõtleb enda peale ja need üles panna ja uudis oli, nagu ütlen, 800 kindralit oli kohal, anti käsud peale hakata tegema ja nüüd nad panevad kõik endale sisse, et enam rippudes ja muidu ikka auastet ja sõjaväest ei saa, kui sa ei jookse seda treening ja sõdurile ette nähtud neid norme ei täida ära. Vot sellega on ja pakkus isegi variandid läbi välja, et Detroit ja kus need suuremad on, Chicago, kus need vanad tööstuslinnad, kus on see kuritegevus väga kõrgel asendil, seal on neid tühje maju, et seal teha väljaõppekeskused. Nii et uurige ja puurige, tal on kohad ka, kus juba saavad sõjaväelased treenida. Ja hiljuti oli 800 üle maailma tõida kohale kindralid. Nii et siin on, tema ei looda, ei muutusi tulevikul, aga tal on juba plaanid olemas, tal on eesmärk Ameerika tugevaks. Kas võib olla äkki niimoodi, et see, mis ei õnnestunud Nõukogude Liidul, selle teeb ära nüüd Eesti 200, et ta siiski toob kommunismi, sest ta on ju öelnud, et tal on pikk plaan. No siis tal peab olema ju ka just Marxi ja Engelsi teosed ligi ja neid tuleb siis kohendada selle järgi, sellepärast et füüsikas on ju ainuväli eeter, millest nüüd hakatakse rääkima, 100 aastat on ju valetatud, meile on siin Darwini teooria sees, et inimene on ahvist arenenud, sama on ju see relatiivsusteooria, on see samane Einsteini oma, et ta pani tühjuse eetri asemele. Aga ei ole sellist asja olemas nagu tühjus. Tühi tuba on küll, aga tal on läbi kas röntgenkiired, kõik asjad toimivad ära. No ja vot siin ongi see, siis tal peab olema mingi asi, millega arendada edasi. Tal peab olema see. Vot see füüsika pool peab tal selge olema, kui saab sinna ilusa tuleviku teha meil. Aga vaatame edasi. Ma võtsin välja katkendi sealt uudisest, mis Rahvusringhäälingu kodulehel ilmus 7. juunil 2025. Ja see ajendas mind küsima, et kas Kristiina Kallas määratles seal siis uue põlvkonna Eesti. Ma loen nüüd ette. Eesti 200 ehitab täna riigis ja pealinnas uue põlvkonna Eestit. Eestit, kus nähakse võimalusi seal, kus teised näevad takistusi. Nii tagame, et Eesti on ka tulevikus kaitstud, konkurentsivõimeline ning et eestlased on haritud, terved ja õnnelikud, ütles Kallas. Ja kui nii vaadata, siis see peab paika. Ma vaatasin, leidsin ühe pildi, kus on kohe näha, et uus põlvkond tõepoolest näeb võimalusi seal, kus teised näevad takistusi ja palun. Siin on näha. Ema ütleb poisile, vaata, milline ilus ilm on, mine mängi õues. No, poiss mängib arvutimänge või mis ta seal mängib ja siis poiss leiabki lahenduse. Ta nägi võimalusi seal, kus teised näevad takistusi, sest mõni teine poiss, kes mõtleb lihtsakoeliselt, tema oleks võib-olla läinudki õue palli mängima või jooksma või ujuma, aga näed, see uus põlvkond, või nimetame seda i-põlvkonnaks või kuidas, tema leidis lahenduse. Näed, Andres, seda võib nimetada ka nutikaks lahenduseks, nagu Keit Pentus-Rosimannus ütles hiljuti ühel energeetikakonverentsil. Ja niimoodi ta on. Siin on näha, juhe on pikem järgi ja küll läheb. Ma ei ole siin midagi öelda. Aga lahendus leitud. Lahendus on leitud ja see on tõesti tark poiss. Aga ma ei usu, et kõik on, sellepärast minnakse wifi peale ja siis wifil on see raadius on mingi 10 meetrit või palju seal on. Ja ikkagi nad on hädas, närvis ja kõik. No nii, vaatame edasi. Lähme edasi sotsiaaldemokraatide juurde, sest sotsiaaldemokraatide valimisloosung on igaüks loeb. Ja loen siis ette majandus, kus üheskoos loodud jõukusest saab igaüks õiglase osa. Areng, mis toob head elu kõigile inimestele igas Eestimaa paigas. Ühiskond, kus igaüks tunneb end hoitu ja väärtustatuna. Eesti, kus igaüks loeb.
Kui välja jätta see viimane lause Eesti, kus igaüks loeb, siis ülejäänud laused on täiesti arusaadavad, täiesti inimlikud, aga see lugemine, see on nagu eesti keeles ka teada päris mitme tähendusega ja minul tekkiski küsimus, et kes on lugeja ja siis ma otsisin välja ajaloolise kaardi. Siin on näha Balti kubermangud Tsaari-Venemaal 1897. aasta seisuga. Ja siis on näha kirjaoskus Baltimaades ülevenemaalise rahvaloenduse andmete põhjal. See on siis 10-aastaste ja vanemate inimeste kirjaoskuse protsent. Ja nagu näed, Andres, sina ja ka meie vaatajad, siin on kõvasti üle 90% on Balti kubermangudesse. Ütleme Eestimaal ja Liivimaal kindlasti. Nii et me võime nagu uhked olla selle üle, et peaaegu igaüks luges juba aastal 1897, siis tekib küsimus, et mida peaks lugema aastal 2025. Andres, mida sina arvad? Siin on päris hea faktiline väljatulek. Ennem oskas 90% Eestimaal lugeda. Aga kui me võtame valimisloosungis loeb, tähendab ei osata nii palju lugeda, siis oleme juba kirjaoskamatuse piiri peal, kui me avalikult niimoodi tunnistame. Ja seal nagu selle eelmise pildi peal oli, need olid päris head hüüdlaused, nendega ütleme õigati ka see revolutsioon sisse 1917, kui see kirjaoskus järsku kukkus siin Eestis, kui tulid need meile kultuuritoojad toodi siia ja Eestis pandi need inimesed vagunitesse ja viidi Siberisse sinna kirjaoskust õpetama. Vaat see oli ja lugu. Ja tähendab, siin ei ole enam. No vaat, muidu ei oleks sellist lugu sisse tulnud, et igaüks loeb. Nad teavad rohkem. Ja kuna sotsiaaldemokraadid ongi kõige ligem üldse Marxi Engelsi süsteemile, sellistele mõttemallidele, maailmavaatele, siis nad teavad tegelikult rohkem, kui me teame. No see on minu arvamus. Ma ei hakka siin midagi välja mõtlema, juurde lisab. Jah, ja vaata, Andres, on olemas selline mõiste nagu semantiline kirjaoskus. See tähendab seda, et sa suudad mõista seda, mis on kirjutatud. Mitte, et sa lihtsalt loed tähed kokku, et ahah, see on sõna, aga sa suudad mõista ka mingit allteksti või midagi, mis on ridade vahele peidetud. Võib-olla tuleb inimestele hakata nagu õpetama nüüd uuesti seda, sellepärast, et paljud nad ei saa enam nagu aru. Ja siis veel üks küsimus lugemise kohta, et kui sa mäletad, Andres, oli ju Eestis selline õppus nagu Okas. Ja siis oligi niimoodi, et oli vabatahtlikke, kes sinna läksid. Ja siis üks ülipüüdlik punkar, Riamees Tamm, tema on läinud sinna, ta on väga okkalisena nagu siil. Ja siis ülemus peabki talle ütlema, et iga okas loeb on vaid lihtsalt metafoor. Aga kui ohvitser ütles sõjaväelasele, ütleme, sellele punkari moodi sõjaväelasele, et iga see okas loeb on metafoor, kas ei või samamoodi metafoor olla siis lihtsalt see igaüks loeb? Jälle need väga hästi on. Ajakirjanik mõtleb hoopis teistmoodi kui tehnokraadi mõtlemine. Tehnokraat mõtleb, kui okas on, siis ta ongi üks okas. Kui on nõel, siis on nõel. Kui on pind, ta võtab ära. Ta ei oska neid metafoore kohe panna kokku. Et me ühel asjal on väga palju neid väljendid. Et kui on 3 tähte ja nii edasi, siis selle paneb kokku. Ja need, kui siin ongi kaukas loeb niimoodi, tegelikult sõjaväes ju oli, mul oli ju ka kroonus, oli paguni peal, oli SA oli kirjutatud ja taheti sinna triipe panna, siis ütles, ma ei taha seda, see rikub mu tähed ära seal, kuidamoodi seda rikub ära. Mõtlen, see on Saukas Andres on. Siis oli pahandus kui palju jälle, nad aru ei saanud ja kuules seal mingisugune ülemus oli natukene, siis oli tegemist alati rohkem. Sa pidid kedagi kamandama, kedagi sundima kavandama, aga kui olid lihtne reamees, viskasid kuhugile külili, olid vanem, siis tegid piipu, tuli õiendas, ütles tõmmaga jooksu, muidu saad naha peale ja oligi kogu see auastade järjekord sees.
sest sõjaolukord on teine asi, siis on sõda käib, siis on vagunid olemas, aga kui oled seal 2 aastat ja kogu aeg tulevad uued peale, triipe tuleb juurde, kõik tahavad ülemused olla proovi, siis ei nii paha olla nendel seal. Täitsa võimalik, aga Andres, vaata, minul tekkis seda vaadates selline mõte, et kuna Lauri Läänemets ja veel mitu teist mõjukat sotsiaaldemokraati on ju kõvad kaitseliitlased, äkki nad alateadlikult valisid just sellise loosungi, igaüks loeb, kuna nad olid käinud seal õppusel Okas ja nad leidsidki, et iga Okas loeb. Aga vaatame edasi järgmise erakonna juurde, nimelt Reformierakonna juurde, sest tema loosung on parema Eesti eest ja selle alaloosung on siis vali parem Eesti, vali Reformierakond. Ja ma loen selle põhjenduse ette, mis on sinna pandud, sest see põhjendus on päris huvitav. See on midagi muud kui tavaline sihukene poliitjura, nagu paljud võib-olla arvavad. See on selline. Meie eesmärk on, et Eestist saaks kõige turvalisem Euroopa riik, kus elada, pere kasvatada ja ettevõtlusega tegeleda. Ja et meie inimesed saaksid tagasi kindlustunde homse ees. Meie unistus on parem tulevik, meie eesmärk on parem Eesti. Ja siis lõppus võitlushüüd parema Eesti eest kindlalt. Kui seda põhjendust lugesin, mul tekkis selline küsimus. Reformierakond minu teada on Eestis kõige kauem olnud valitsuses. Kunagi, kui ta umbes 30 aastat tagasi asutati, pärast seda ta on vist peaaegu pidevalt olnud valitsuses. Ja kui praegu on selline Eesti ühiskond tekkinud, kelle puhul selgub, et ta ei olegi kõige turvalisem Euroopa riik ja kus ei saa nagu elada, peret kasvatada, ettevõtlusega tegeleda ja et puudub kindlustunne homse ees, siis tekib küsimus, et mida siis Reformierakond seni on teinud, et tal nüüd seda oma peaaegu 30 aastast võimu tuleb nagu selliste lubadustega jätkata. Andres, mis mulje sinul jääb? Sina mäletad hästi 30 aasta tagust Eestit, kui Reformierakond tuli, siis ju oli igasugu lubadusi ja pärast on ka olnud, aga nüüd 30 aastaga oleme nagu tagasi alguses, nagu tsükkel oleks täis saanud. Palun, Andres. Võtame kohe ära, mis loom on sellel Reformierakonna. No orav. Nii. Ja kuidas teda hoitakse kodus, kui ta on orav rattas, olete näinud. Paned luugi sisse, jookseb, kui ta läbi joosta tal ei lase, ta kängub, ta jääb vaid, tal peab olema see ratas. Ja praegu see orav on lasknud 30 aastat kohapealselt jooks. Ja vahepeal nii sees, et kõik ülejäänud annavad talle süüa ja annavad talle head teed ja ta muudkui lubab ja ta on ilus loomakene, põristab ja tal on ilus saba ja kõik ta ju vahetab ka oma talveriietust, nii et see on selline pool, et ta lihtsalt jookseb. Ja selle kohta ka oli Nõukogude Venemaal, Vysotski laulis Vekna mesti ehk paigal kohapealne jooks. Võib ka põlvetõsteid teha ja võt siin on vastus olemas. Ja näed, sellega ta sõidab ja sõuab ja jookseb seal rattas edasi. Aga ainukene asi, mis on, mis seda orava ratta või seda puuri võlli ja laagreid ei vaheta, siis ta varsti põrkab ja põriseb nii laiali, et ta on läinud. No, oli siis? Jah, läheb katki. Vaata, Andres, mina leidsin, et siin on vastuolu, sest kui Reformierakond 30 aasta jooksul pole suutnud juhtida Eestit sinna, kus ei oleks vaja neid lubadusi või eesmärke, nagu siin on loetletud, siis ei saa öelda, et oleks nagu Eesti hea ja siis võib öelda niimoodi, et kui sõna parem ja sõna pigem on sama tähenduslikud ehk sünonüümid, siis võiks ju tõlkida niimoodi, et vali pigem Eesti, mitte Reformierakond. Sest kui sa tahad, et Eestil läheks hästi ja Reformierakond 30 aastaga pole seda suutnud tagada, siis tuleks ju nagu sa ütlesid, üks välistab teise. Sa valid kas Eesti või sa valid Reformierakonna. Mida sa kostad selle võrdluse kohta? No seal ongi need mõlemad on. Vali parem Eesti.
vali Reformierakond. Ja sellest tuleb ka see, et nagu peale koma ei ole ju vaja midagi validagi. Vali parem Eesti ja ongi kõik. Need on nagu valikuvõimalused, et inimene saab ise valida, kas ta valib Eesti või ta valib Reformierakonna. No on ju, koma vahelt ära ja õige. Kustutate kriipsu tagant ära, vali parem Eesti. Tal on 2 valikut. Ja ma saan täiesti aru, ma arvan, meie vaatajad on meile tänulikud, et nad said endal pildi selgemaks. Aga minul tekkis küsimus, et paremat Eestit ju pakuvad teisedki ja kelle pakutav on siis parem. Leidsin üles ühe reklaami, kus ütleb EKRE üks reklaam, et nüüd on aeg, ühendame jõud. Teeme koos Jõelähtme elu paremaks. Tule liitu EKRE-ga. Ja kui Reformierakond tahab või pakub paremat Eestit ja EKRE pakub paremat Eestit, valija vaatab seda. Ta mõtleb, et kumma pakutav parem Eesti on parem. Andres, kumba sina eelistaksid, kumma pakkumist? Kas Reformierakonna pakutavat paremat Eestit või EKRE pakutavat paremat Eestit? Ja kuidas sa tuvastad, kumb on parem? Vaata, kui hakata nüüd niimoodi otse ütlema, kumba valida kui midagi. Praegult meil on ju mis valimised? Kohaliku omavalitsuse valimised. Tähendab siis, iga kohalik omavalitsus on siis omaette Eesti või? Palju neid siis tuleb? Jah, et kui palju neid Eestisid siis on? Nii, et teid valida. Või jätaks sellise poole ära, et kui on meil nagu erakond Eesti, Juhan Liiv ütles, on eesti keel, siis kõigepealt lepiks ikka kokku ja ühineks need paremad pead ära, tuleks nagu tehnokraatlik Eesti, kus oleks, ütleme, asjad paigas, sest me ei saa ühe käega võtta midagi, ütleme praegu mõni on soine ala. Sinna lähme siis sood juurde tegema või. Seal, kus on kuivem ala või need spaad ilusti, sinna läheme siis kartulit maha panema. Ja võtame siis, kumb see koht siis parem on. Kumb Eesti siis parem on. Võtame seda. Nii et niimoodi me ei saa küll vaadata, et mingi erakond on parem, teine on halvem. Samamoodi võtame, kumb käsi on parem. Kas parem käsi või vasak käsi? Mina siiamaani ei ole aru saanud. Kui parem käsi saab haiget, ta külmetas, siis vasak käsi läheb tal iseenesest appi. Ja kõige parem variant, kui te proovite, kui te ei usu mind, vaadake, võtke kingapaelad. Jätke üks käsi kingapaela sidumisest välja. Kaua te vaeva näete, te saate võib-olla kinni küll järgmise päeva hommikuks. Sest mingi asi peab teda toetama, hoidma, muidu tõmbad pealt ära. Ja vot siin ongi see ühistöö. Et see kingapaelad saavad seotud nii paremal jalal kui vasakul jalal ja vot see on ühisosa. Ja kuna me tahame nagu inimest lammutada, siis ütelge, kumb poolkera on siis inimesel ajul parem, kas on siis see, ütleme, see EKRE poolkera või Reformi poolkera või Keskerakonna poolkera, ma ei tea, palju neid on. Proovige mulle tehnokraadile ära seletada, mina aru ei saa. Nii, muidugi võid öelda, lollakas ma olen, aga nagu vanaema ütles, see, kes teisele nime paneb, see seda ise on, nii et ma sellest ei tee üldse välja. Ja vaata, Andres, kui meil on moes jaotada poliitikuid ja erakondi parempoolseteks ja vasakpoolseteks, siis inimene, kes seda vaatab ja mõtleb terviklikult, tema ei saa aru. See on umbes sama, kui panna inimese sundvalik, et kas sa oled valmis loobuma oma paremast käest või vasakust käest, paremast jalast või vasakust jalast või siis parempoolsest ajupoolkerast või vasakpoolsest ajupoolkerast. Sest inimene on tervik, samamoodi on ühiskond tervik ja sõltumata sellest, kas võimule saab end parempoolseks või vasakpoolseks nimetav poliitjõud, ta peab hoolitsema ju kogu ühiskonna eest. Aga läheme edasi. Võtsin nüüd ette Isamaa valimisloosungi Eesti vajab muutust. Ja kui
järele mõelda, see on väga aus loosung. Sellepärast, et ükskõik milline muutus tuleb, Isamaa saab öelda, et see ongi muutus, ta ei ole valetanud. Aga nüüd ongi küsimus, et kas inimestele tõepoolest sobib igasugune muutus. Sest kui lähtume sellest, et ka haigus näiteks on organismi muutus ja öeldakse, et igasugune muutus on hea, kas siis ei olegi vaja inimesi ravida, kas siis paneme haiglad kinni, paneme näiteks apteegid kinni. Kõige tähtsam, et oleks muutus, mis suunas ta on, see ei ole oluline. Aga Andres, Isamaa on esindatud ka Haapsalus. Sa oled kindlasti näinud samalaadseid loosungeid Haapsalu vahel. Mis mõtteid sinul see on tekitanud, see üleskutse Eesti vajab muutust või veel teine variant näiteks, et muutus algab Haapsalust? Palun, Andres. See on jälle selline kõva hüüdlause, näin küll neid. Muutus on muutus, aga mida inimene tegelikult vajab? Tema vajab stabiilsust, et tal oleks toit laua peal, et tal oleks soe, kõht oleks täis, terve oleks, lapsed käiks koolis ja nii edasi ja nii edasi. Vot see on see stabiilsus, mida tegelikult inimene vajab. Aga praegult ongi, et siin ütleb, et on vaja muutus, on vaja kõik see kogu kohaliku omavalitsuse süsteem segamini lüüa. Ükskõik, kui see igal pool läheb ja neid plakatid olen näinud, et on seal vajab Jõgeva vajab muutust ja Haapsalu vajab muutust, kõik need kohad vajavad muutust. Aga mul tekib kohe küsimus, küsige kohalike rahva käest. Kas on vaja muutust, kui seal on omad valimisliidud, inimesed on seal tööd teinud, lähete sinna kohaliku omavalitsusi, pensionid makstakse õigel ajal välja, probleemid lahendatakse ruttu ära, ei öelda, et tõmba minema, ei vastata kuu kahe pärast. Vot see on, kas see koht vajab muutust? Vot niimoodi ma seda ütlen, stabiilsus ja muutus. See lause on jälle selline asi, mis tõmbab jälle, ütleme, Isamaalt valijaid ära, sest see ehmatab. Kui ma nüüd valin selle Isamaa nüüd rahulikus olukorras, kohalikus valitsuses, mis siis see muudab? Ta hakkab siin ümber midagi sättima ja piirid ja kas teed hakkavad puhtaks minema, talvel lund lükatakse ja ongi kogu lugu. See lause võib olla, ütleme, Riigikogu valimistel, et seal on suuremad summad ja suuremad asjad, aga kohaliku omavalitsusele see nagu ei sobi. No vaata, Andres, minul tuli seda loosungit jälgides, uurides selline mõte, et kui Isamaa kasutab seda loosungit igas omavalitsuses, kus ta kandideerib, siis järelikult see tähendab, et igas omavalitsuses on asi nagu rahvapäraselt öeldes pekkis. Sest muidu ei oleks ju muutust vaja. Ja teine mõte tuli sinu juttu kuulates see, et kui inimesed tahavad stabiilsust, tähendab, neil on vajalik kindlustunne ja järelikult praegu on olukord, ei ole selline, mis oleks stabiilne, ei ole selline, mis tekitaks kindlustunnet. Ja kui see stabiilsus tekitada, siis see ongi juba muutus. Kas taipad, mida ma silmas pean? Selline vastu rääkivus ja polaaride vastamine. Nüüd on. Ei oska öelda praegu. Vaata, kui näiteks Isamaal on selline loosung, et muutus algab Haapsalust. Kas oled mõelnud, milline muutus see võiks olla, mis algab Haapsalust ja läheb niimoodi lainetena või kontsentriliste ringidena läheb üle Eesti? Paku mõni selline asi välja, mis see võiks olla? No, ütleme, mis siin pakkuda praegult ära, kui selline muutus on. Vaadake, meile räägitakse siin sõjatulekust ja sõjaolukorras. Muutus ja meil on territoorium nii väike, näiteks sõjapidamiseks piisab meil ainult droonidest. Meil rohkem ei ole vaja ei tanke muda sees, ei kahureid, ei mingeid rakette. Piisab ainult droonidest ja vot see droonide kaitse, see oleks ainult vajalik ja vot see ongi see
no ütleme see pool. Ja kui nüüd see Eesti vajab muutus, siis see tekitabki sellise ära, kuhu need summad lähevad, kes seda vajab. Ja ta tekitab sellise imeliku ämbliku võrgu üle erinevate omavalitsuste, siis tekibki küsimus, kes on see peaämblik seal võrgus, kes seda muutust vajab, kui inimene tegelikult vajab seda stabiilsust, rahulole, kuulata televiisorit. Väga õige küsimus, Andres, ja tuleb jälgida tõesti, kust niite tõmmatakse. Aga minul tekkis veel selline mõte, et kui Isamaa kangesti rõhutab, et Eesti vajab muutust, kas siis Isamaa erakond ei peagi ennast nagu Eesti osaks, sest kui vaatame, Isamaa erakonnas on suhteliselt vähe asju viimasel ajal, mis on nagu muutust. Isamaal oli ju võimalus mitte tuua kohalikeks valimisteks kandideerima oma saadikuid Euroopa Parlamendis, aga ometi toodi. Ja sama lugu on, et kui juhtkonna valimine oli, siis lõviosa juhtkonnast jäi paika. Et kas see on muutus, et tehakse kosmeetilisi muutusi või mitte, ma arvan, et valijad vaadaku ise. Ja üks muutus veel, millest on mõtet rääkida seoses Isamaaga. Kui Isamaa 2024. aasta kevadel sai Tallinna võimuliitu, siis üks tema suuremaid kriitikapunkte oligi see, et tuleb lõpetada keskerakondlik korruptsioon Tallinnas. Iseenesest on väga õige, aga oleks õigem olnud veel õigem öelda, et tuleb lõpetada korruptsioon Tallinna linnavalitsuses. Aga keskerakondlik korruptsioon asendati siis isamaalise ja reformierakondliku, sotsiaaldemokraatliku ja Eesti 200-lise korruptsiooniga, et tuleb välja, et nagu see uus korruptsioon oleks lubatud ja vana ei oleks lubatud. Isamaas on kuldseid inimesi, aga seal on ka parajaid suslikuid, nii et kui minnakse valima, siis tuleb alati vaadata, kelle sõnad ja teod käivad koos. Aga saate lõpetuseks siis valisin sellise erakonna nagu Keskerakond ja temal on niisugune huvitav nutikas lahendus nimelt ummikust välja. Ma arvan, Andres, sina kui kogenud autojuht oled elu jooksul korduvalt olnud ummikus ja sul on alati olnud suur kergendustunne, kui sa oled saanud ummikust välja. Nii et loogiline on eeldada, et see loosung kõnetab sind kõige rohkem ummikust välja. Kas ma olen õigesti aru saanud, Andres? Siin on olemas kohe kaks sõna, mis ütleb kõik ära. On ta liiklusest ummikust välja, on ta eelarvega ummikust välja, on ta rohepöördega ummikust välja, energeetikuga ummikust välja. Talv on tulekus, kõige parem ummik ongi, kui praegu ei mõelda ka näitame Tallinna neid igasugused kastiratta ja muud teed, mis on, et need postid ära korjata, et oleks lihtsalt lund lükatavad. Need ongi need ummikust välja, seal on tõesti tõsine tegevus on praegu. Ma siin ei kiida ega midagi, aga nemad on praegu mõtlenud selle asja välja. On kõrval olnud, mitte ei loobi nagu sõnu on näha ja kui mõtleme mõned ajad tagasi, ta oli ju ka linnas, siis neid imelikke valgusvoore või neid liiklusmärke ja neid teede kastirattateid ja mitte midagi ei tulnud juurde. Tööd nagu toimisid normaalselt. Ja kui on selline normaalsuse kogemus ja normaalne mõistus aju poolkera töötab, siis tõesti saab ummikust välja. Ja inimene on ka vajalik, kui ta kardab sõda või on igasugused hädad peale, teda vaja aidata ennast ka ummikust välja. Praegu me hoitakse ära, ma võin jälle siin öeldakse, et on sõjapooldaja mitte, aga ma ütlen, et praegu on see kõrval see nõnda nimetatud sõda. See on näha, et see on ju läbi, ameeriklane on sealt ära tulnud, teda ei huvita, see Euroopa nagu tahab kogu aeg sinna veel saata ja me tahame ka nagu seda saata, neid rahasid ja muud. Hoiame seda ummikut ise, lõpetaks seal selle ummiku ka ära. Üldises plaanis, aga kuna see on kohaliku omavalitsuse, siis Keskerakond seda küll üksinda veel ära lõpetas. Vaata, Andres, nüüd on küsimus, et kas sellest ummikust pääseb välja Keskerakond üksinda või pääsevad välja ka need inimesed, kes ei ole tingimata Keskerakonna liikmed või Keskerakonna valijad.
sest on ju kombeks öelda, et kui inimene on omadega puntras, selle sünonüüm on inimene on omadega ummikus ja paljud inimesed Eestis on tõesti ummikus nii majanduslikult kui ka ütleme hingeelu poolest. Meil on tekitatud viimastel aastatel sõjahirmu, inimesed värisevad. Enne seda oli 2-3 aasta jooksul tekitatud viiruse hirmu, jälle inimesed värisesid. Inimesed varsti on juba väsinud kartmast, nii et nad on omadega ummikus. Muidugi oleks hea, kui keegi aitaks ummikust välja. Aga siin on küsimus, et kas ei ole niimoodi, et pärast leitakse ootamatult ühisosa nende erakondade vahel, kes enne valimisi olid ägedamad konkurendid, rivaalid. See on põhiküsimus. Mulle vähemalt tundub nii. Mida sina ütled, Andres, selle kohta? See samane, nagu ütleme, see roheline värv. Juba roheline värv rahustab. Ja teine asi, kui inimene hakkab seda kogu aeg kordama, proovigi 10 korda korrata seda sõna ummikust välja ja pange ette, mina tahan ummikust välja saada. Pange neid lauseid juurde eesti keeles, kui oled eestikeelne. Ma usun, see on hea meditatsioon ja see ei vii teid kuhugile umbesse veel, uute ummikusse, ta ei vii. Siin on väljaminek. See on väljapääs, lihtsalt exit, nagu öeldakse. Ja kui olete tähele pannud, on ka hoonetes roheline mehikene jookseb avariivalgustes, on samuti rohelist värvi, mees jookseb seal peal vasakule või paremale. See aitab, kui on tulekahju ja vool läheb ära. Nii et siin on, ütleme, see valimise lause või 2 sõna või see lause, selle me peaks igaüks mõtisklema selle peale. Ja kui need teised ütlevad seal ära, et me kusagil tulevikus elame ja et umbes 5 aasta või 10 aasta pärast tulevikus hakkame ummikust välja tulema, no proovige seda mõelda. Ja siis loodame veel 10 aasta pärast. Ja kuigi kui me nüüd vaatate neid ajakirjandust ka, sest väga suured pangad jätavad rohepöörde rahad juba välja, igasugused Nex, Zero pangad enam ei eralda suurtele sellistele rohepöörajatele, siis tulemegi, need rohepöörajad saavad ka ummikust välja. Nad on ka umbes seal. No täitsa õige, sest nad ei tea, kuidas uuest olukorrast edasi minna ja eks siis jälgime seda olukorda. Ja nüüd lõpetuseks ma valisin välja sellise pildi, mis on päris elutark ja näitab, milline on elu enne ja pärast valimisi. Mida sina, Andres, selle pildi kohta ütled? Nii ta tavaliselt on, sest valimised toimuvad ära, loetakse hääled ära, istuvad need, kes valimisvõitlust on, kutsuks ka rahva kohale, tänaks neid suure eest. Või vaadata Ameerika poole pealt, kuidas temad sellist suured staadionid kohale, kui ta võitis seal presidendi valimised, käisid tänas inimesi ja on võileivad ja kõik seal olemas. Aga siin tavaliselt mitte midagi, valisime ära, kõik käisime ära, lähevad puhkuvad, sõidavad kuhugile välismaalest, tulevad ära, panevad oma nimedele paika, jäid samad või uued ja sa oled ikkagi üle. See pilt on väga kõnekas meie süsteemis, see on demokraatia. Jah, nii see on. Vaat selline lugu, Andres. Arutasime siin, kas suudame tõlkida inimkeelde 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimiste loosungid. Mulle tundus, et kohati suutsime, kohati nagu ei suutnud, sest need olid tehtud nagu niivõrd palju kõnekad või kuidas seda öelda, et vaata, meie jõud vist jäi nõdraks. Või kuidas sulle tundus, kas saime hakkama tõlkimisega inimkeelde? Kui mina käisin koolis, siis oli väga hea selline lause, mida sai kasutada ja vene keeles ta muidugi kõlab paremini. Aga ma ütlen eesti keeles, et need, kes need hüüdlaused üles panid, nendel on 2 klassi ja 3 koridori haridust. Kas see tähendab midagi seda, et nad on nagu 101. kilomeetri inimesed?
no vot sinna ta läheb, et nad on 2 klassi koolis käinud ehk istuma jäänud ja siis 3 koridoris aega seal kulutanud. Vene keeles on u него dva klassa ja 3 koridora, noh. Ja vot ongi need üldlaused ongi pannud sellise haridustasemega, kuna ta keelt ei oska, ta ei oska kokku panna sõnu. Ja siin ma olen rääkinud ja vaatasin ka seda lugu, kuidas tehnikaülikooli sisse saab, kui on sulle gümnaasiumi eksamil matemaatika on 35 punkti ja eesti keel on ka 35 punkti 100, siis kõlbad sinna kooli sisse saama. Ja mina ei saanud, siis kõik meiesugused ikka pidi olema tase ja eksamid ära tegema ja eksamitega näed ära, kas sa sobid sinna erialasse või midagi. Polütehnikumis oli ka niimoodi füüsikas, ma olen ka seda rääkinud, oli selline lugu, et kes oli füüsikalaboris eksamipäev, küsis kohe see labori eksami pedagoog õppejõud, kes 5 tahab. Mina ajasin käe püsti niimoodi ette ja teine pani ka toogem oma artiklit, kirjutas kohe sisse. Võite ära minna, pani niimoodi ära, küsid, kes 4 tahab, kõik tõusid käed püsti. Ja siis küsisid, kes 3 tahab, siis 2 tükki tõstsid ka käed püsti, te võite praegu ära minna, tulge pärast tagasi, pesite selle labori põranda puhtaks, saate 3 kätt. Võt niimoodi on. Ma siis mõtlen, kuidas see võimalik on, aga näete nüüd, kui ikka 100 läheb kooli ja kõik saavad 3-ga sisse ja põrandat ei ole vaja ka pühkida, siis nad on kõvemad mehed ja naised. Aga vaata, Andres, Eestis ei ole poliitikutele ju mingeid eksameid ja valijatele ei ole ka eksameid, sest kui, no ütleme, äärmisel juhul võib valija eksamiks nimetada seda, kui keegi õpib koolis kodanikuõpetust ja kodanikuõpetuse alal tehakse eksam. Ma ei ole väga kuulnud, et kodanikuõpetusest oleks eksameid tehtud. Nii et jah, võib öelda, et inimesed, kes ei tunne asja, nad on nii valijad kui valitavad. Ja minul tekkis küsimus, et kui inimesed loevad neid valimisloosungeid, kui suur mõju nendel valimisloosungitel inimestele ikkagi on või on tõenäolisem, et nad hääletavad mingi tuttava näo poolt, võib-olla osa on ka isiklik tuttav, võib-olla osa ei ole, lihtsalt see, kes kuskil ajakirjanduses rohkem figureerib, selle poolt hääletatakse. Nii et kuidas sa ise, Andres, arvad, kas mõjutavad valimisloosungid või mõjutab ikkagi nagu isiklik tutvus? Ma arvan nii kui naa. Positiiv, negatiiv igat mõlemat pidi mõjutab või mitte. Ja tavaliselt tehakse kõige paremad valikud on ikkagi kui jaoskonnas lõpuks. Sedasi inimene hakkab mõtlema, aga kui ta teeb e-valimisega, siis võtab see, mis läbi tuli, kellel ilusam nägu pildi peal ja vaadake neid valitavaid nägusid. Kas te nii ilusaid pilte ikka näete, kui nad on seal arvutisse ära zoomitud, nagu öeldakse, ei ole kortse, ei ole midagi ja ma arvan, et veel parem, need saaks rohkem hääli, kui näiteks altpoolt ka neid suguorganite poolt, ka need pool paljalt oleks, need saaks kindlasti sisse. Mõtle ise, minusugune mul kõht natuke ripub üle ääre, kui mu paljalt peaks olema, mingi valiks keegi. Aga tuleb ikka ilus näitsik sinna, ta on kohe 1-0 ära valitud. Ja sama süsteemiga ju valitakse alati ka Riigikogusse ja sportlasi. Nende nimi on teada, et ta on tugev ja jõuab seal teha seda, aga seda ei mõelda, et kui on vaja mingid rasked otsused vanurite abistamised teha, kas tema suudab minna selle siibriga vanuri juurde, korjata seal ära, mis sealt vana inimese seest tuli, see välja häide. Vot see on see vahe. Muud ei ole midagi. Vot see ongi, kui inimene on ikka sotstöötaja või midagi, siis ta peab aru saama, et tema juurde tuleb ka paha, ebameeldiva lõhnaga inimene sinna, nagu tänapäeval öeldakse, ja peab ta ilusti ära kuulama. Aga kui sa ei sobi selle koha peal, siis sa ei tohi seda ametit vastu võtta. Ongi kõik. Ja energeetik samuti, arst samuti, õpetaja. Ja õpetajale peaks ikka andma suuremad volitused, ikka innet panna. Sest ilma indeta, kui õpilased võtavad selle eesmärgi ära,
vot siis tulevadki sellised valimisloosungid. Ta ei saa ise aru, vaata, kui õpilane ei saa hinnet, siis ta ju valmistub saama poliitikuks, sest ega poliitikudki ei pea mingeid eksameid tegema, nii et siin võib seos olla, mõtle sellele. Seos on, aga iga 30 aasta tagant toimub täielik suur pööre. Lärakas käib ära ja need, kes praegult ei õpi, nad ei jää ellu lihtsalt. Nad ei kohane selle looduslike jõudude füüsikaseadustega, ta ei tea, mis teha. Ta esimene raks, kui kool midagi ära kaub, ta laseb ju püksi kohe. Ta ehmatab, nagu oleks midagi olnud. Ja siis jookseb vetsu vahet, seal vesi ka vett ei tule, vett ei ole, mis siis saab. Ta ei julge õue minna ja ta kuivabki ära. Ja mäletate neid aegu siin 30 aastat tagasi, kui olid need arvutid tulid, siis oli jõle suur asi, et paljud öö läbi mängisid arvutimänge ja surid sinna tagasi, jõid seda, neid ergutid sisse, igasuguseid asju. Pott oli kõrval, aga ta pidi seal tulistama. Vot need läksid esimesena ära. No. Ja pärast oleme samas süsteemis, niisama selle uupõlvkonna valimisega. See mulle meeldis iPadid ja vot need ongi omad paidid, mis tulevad. Aga Andres, ma arvan, et me sinuga saavutasime siiski oma põhilise eesmärgi. Me panime inimesed mõtlema ja pärast meie tänase saate äravaatamist inimesed loevad valimisloosungeid siiski teise pilguga, teise mõttega. Ja kui me seda suutsime, siis võime rahul olla. Nii et aitäh sulle, Andres Saukas, et tulid saatesse 13. Heade mõtete kasti saates olid siis inimkeelde tõlgitavad Eesti valimisloosungid. Selline sai siis meie saade. Kohtumiseni, kuulmiseni järgmisel korral.